kaob, on pikad ajavaod. Et räägime kaalukategooriad selgeks siis, et mis kaalukategoorias see targutaja on. Et ma olen nagu selline kaalukategooria, et nagu ütleme, parmupoisid on poe taga, kõik panevad jooki ja siis üks vend on ka nende seas hakkab rääkima, et kuule, äkki hakkaks vähem jooma. Et ma tunnen ühte venda, kes ei juua, ta on hoopis parem elu, eks. Ma olen umbes samas kategoorias. Et täpselt sama öeldakse Prakriti Bhakta, eks ju, et materiaalsete, kuidas öelda, mateeria mõju all olev ja ägav elusolend, kes samastab ikka kehaga kõigega, aga ta üritab nagu olla see poe taga see, näiteks vähem juua juba, eks ju. Natuke elu kvaliteeti parandada, aga ta on ikka samastab keha mateeriaga, tal on hirmud, eks ju, surmahirmud, iha, viha, kadedus, kõik võib-olla ta lihtsalt nii robustselt, tal on kolmekordselt õtekolenni joo, et ta nagu joob vähem ja võib-olla natukene juba nagu tervislikumat, selles kategoorias, alkoholi kategoorias võib-olla see on tervislikumat jooki. See on siis kategooria, aga ma tahtsin rääkida sellest, et on olemas siis nagu 3 varianti. Üks variant on see, et unustada kõik. Spirituaalne, materiaalne, mis iganes. Ma olen igavene hing, brahmani teadustamine tähendab vedades, et mul ei ole ühtegi soovi, materiaalset, vaimset, ma tahan lihtsalt lahustada brahmachotisse, hing tahab lihtsalt lahustada. See on väga nagu köitev tegelikult inimestele, et ma ei tea, et sellest vaimsest elust ma ei tea midagi, jumalast, see on mingi, ei tea, umbluuvärk, X ütleb ise, ma olen jumal, mis on autoriteet ja mitte autoriteetne mateeriaga, mul on ka krõška, laske mul lihtsalt rahus lahustada. Inimlik aru saada. Siis teine kategooria on see, et mõtled, et okei, et živjom tolka ras, elame ainult korra, võtame siit, mis saame, ongi rõõmud, langemised, ahastused, kurbused, las olla, see ongi maailm ja mis mina sinna teha saan, ma olen osake sellest. Ja siis 3. kategooria on see, kes hakkavad siis nagu õpivad ära, et on nagu kvaliteetne depressioon ja on vähekvaliteetne depressioon, miinusdepressioon ja plussdepressioon. Miinusdepressioon on see, et ütleme, et minge kõik kukele, näitad keskmist sõrme, süüdistad riiki, ilma, naabrit, naist, sugulasi, kogu seda ajastut või halva täheseisu. Süüdistad kõike, et sellepärast sa kannatad, eks, otsid süüdlast, ütleme niimoodi. Ja siis jood ennast seaks või süstid veini või tõmbad triipu ninna või oled seksuaalhälbega või mis iganes, eks ju. Et seda kõike nagu, see on nagu miinusdepressioon. Plussdepressioon on see, et tuleb. Ahastus, kurbus, üksinduse tunne, reaalsuse tunnetus, et materiaalses maailmas on ju nii, et sa oled tegelikult üksinda, eks ju. Kui sa võid illusiooni luua netist, et ma ei ole üksinda, mul on 10 laiki, eks ju. Ja tegelikult sa oled üksinda, kedagi koti nagu. Kõik võivad peas oma elu, kõik mängivad väikest jumalat siin materiaalses maailmas, mulle, minu mantra, tehakse koostööd, käsi peseb kätt, eks ju, aga kui käsi ei pese enam kätt, siis minnakse tülli isegi tere öelda tänaval, kõige suuremad armunud paarid, eks ju, mingi hetke pärast vaatad, käime kohut juba 5 aastat. Et saab transformeerida depressiooni positiivseks, spirituaalne depressioon niimoodi, et sa oledki mõtled, et ma olengi et vahest käib külas ema, vahest isa, eks ju, vahest kuu, vahest päike, ema teeb pai, aga kuu teeb pai, aga vahest tuleb külla isa, kes on natuke rangem, kes sind ka armastab. Nagunii on meil diskussioon või dialoog eluga, elu räägib meiega kogu aeg, eks ju. Elu ei ole selline rumal juhuslik kütja, eks ju. See, et sa aru ei saa, see ei tähenda, et suur segadus on. Kõik on süsteem, käib loodusseadus täpselt. Järelikult tuli isa külla, isa on rangem, mõtled, okei, isa kinkis mulle sellise energia praegu, et ma tulen üksinda, jõuetuna, nii on okei. Siis ma palvetan, ütlen, ma olen vääringi seda notsu, ma olen nii palju haiget teinud teistele, Jumala armastuse seaduste vastu eksinud, et ju ma siis väärin seda, võtad selle alandlikult vastu ja püüad mitte kedagi süüdistada, vaid saad aru, et sina oled sinu teadus on kõikide tunnetuste põhjus, eks ju, kas ma tunnen hästi või halvasti, kui ma ennast halvasti tunnen, juusesin, siis isa räägib minuga ja minu madalad omadused ja karma ja kõik on tulnud kohale ja viisakalt natuke õpetavad mind armastusest. Ja ma olengi, lasen pea alla, põlvili nutan ja palun kõigi käest andeks ja ongi see kvaliteetne spirituaalne depressioon. Et seal oli midagi hullu. Et see emotsioon või see tunde värv on okei, igatsed Jumala järgi, igatsed igavest armastust, igatsed andestust, igatsed seda, et tahad kõike armastada, seda ämblikut, seda puud, seda naabrit ja kõigiga olla nagu sellises südamlikus, sügavas suhtes. Täna ma sain ka hästi palju armastust ja väike kutsu
mitte väike, noh, ta ei olnud väike, aga ta oli nagu väikest kasvu, aga ta kinkis mulle nii palju armastust ja siis veel tema see perenaine, vanem daam, tema kinkis ka mulle nii palju armastust ja mees autos, kes ootas, noh, ma käisin mandat lugema, tema kinkis ka nii palju armastust, et armastus vedeleb, eks ju. Täna oli see armastuse päev ja see koer ka liputas ja tuli, noh, täiesti võõras, eks ju, võõras koer. Koeral ei ole seda võõras oma, noh, nii vana koer, eks ju, selline 8-aastane perenaine ütles, aga noh, kinkis nii palju armastust, vaatas nii sügavalt ja usaldas mind ja tuli, liputas saba ja noh, fantastiline.